Tere! Tänaseks teemaks on kapitalism ja see video on mõnes mõttes osa tööstusrevolutsiooni loost, aga mõnes mõttes ka eraldiseisev video. Tööstusrevolutsioon ja kapitalism käisid üsnagi käsi käes ja ilma üheta ei ole võimalik mõista teist. Sellepärast siis räägimegi kapitalismist just nüüd, siin kahe tööstusrevolutsiooni teema vahepeal. Kapitalismi kujunemine algas tegelikult juba ammu enne tööstusrevolutsiooni, aga temast sai tööstusrevolutsiooni ülioluline eeldus ja teisalt tööstusrevolutsiooni käigus kapitalism sai mingil määral valmis või omandas meile tuttava kuju. Ja kuna kapitalism on see majanduslik süsteem, mis on ka meil siin Eestis ja Euroopas ja praktiliselt enamikes maailma riikides, siis oleks vist mõistlik seda süsteemi teada ja tunda. Ja alustame definitsioonist. Kapitalism on majanduslik süsteem, millel on mitu komponenti. Esiteks, eraomand, mida mõistetakse kapitalina, teiseks turumajandus, kolmandaks tööstuslik tootmine ja neljandaks palgatööjõu kasutamine. Ja seletame lahti, mis asjad need siis on. Esiteks, eraomand. Kapitalistlikus süsteemis võivad inimesed omada igasugu asju. Näiteks võib mulle kuuluda mu auto ja mu korter, aga mulle võib kuuluda ka, 2000 hektarit maad või 157 tehast. No oletame, et mulle tõesti kuuluvad sellised asjad. Need ei kuulu kellelegi teisele, need on minu omad, need on minu eraasi, sellepärast eraomand. Eraomandi vastand on ühiskondlik omand. Näiteks, Võrtsjärv ei kuulu mitte kellelegi. See kuulub meile kõigile. Ei ole võimalik, et kellelegi ühel inimesele kuuluks Võrtsjärv. Samamoodi näiteks Riigikogu hoone Toompeal ja paljud muud asjad kuuluvad riigile, ehk tegelikult meile kõigile. Aga on ka selliseid ühiskondi, kus eraomandit üldse ei olegi või on väga vähesel määral. Kõik korterid ja kõik talud ja kõik maatükid ja tehased kuuluvad näiteks riigile. Kõik on ühiskondlik omand. Mitte miski ei ole päriselt sinu oma. Ja nii on näiteks Põhja-Koreas. Kapitalismis võib igasugust eraomandit kasutada kapitalina ettevõtluses. Mida see tähendab? Kapital on selline asi, mille abil ma loon uut rikkust. Näiteks mul on auto, minu eraomand. Ja ma otsustan teha oma väikese pitsakulleri firma. Ja seda autot ma kasutan selle firma tegevuses, ma viin pitsad linna peale laiali ja teenin natuke tulu. Saan natuke rikkamaks. Ilma autot oleks mul seda üsna raske teha, pitsad läheksid külmaks, eks ole. Minu auto on sel juhul kapital, see on vahend, mille abil ma teen äri ja teenin uut tulu. Kapitaliks võivad olla näiteks masinad, võib olla näiteks maa, mille peale ma tehase rajan. Kapital võib olla ka lihtsalt raha, mille ma paigutan ettevõttesse, et saaks osta masinaid või palgata töölisi. Ja kui need töölised masinatega midagi toodavad ja see maha müüakse, siis see kapital on teeninud omanikule tulu. Ehk siis see kapital on sünnitanud uut tulu ehk põhimõtteliselt uut kapitali. Ja nüüd, kui on rohkem kapitali, siis saab seda jälle investeerida ja veelgi teenida ja jälle investeerida ja veelgi teenida. Aga näiteks minu kamm võib olla ka mu eraomand, aga kui ma sellega lihtsalt iga hommik juukseid kammin ja mingit tulu sellest ei tõuse, siis kammi ei kasutata kapitalina. Ehk siis eraomand on siis kapital, kui sellega teenitakse tulu. Ja see mõte, et niimoodi saab rikkamaks, et kapitali saab investeerida ja siis on võimalik, et sealt saab veel rohkem raha tagasi ja et niimoodi saab kogu aeg rikkust kasvatada, see mõtteviis tekkiski Euroopas enam-vähem samal ajal või natuke varem kui tööstusrevolutsioon. Nii, aga kapitalismi teine tunnus on turumajandus. Turumajandus ja kapitalism on väga lähedalt seotud, aga mitte päris sama asi. Turumajandus on üks eeldustest kapitalismile. Turumajandus tähendab sellist majandust, kus väga oluline on turg. Eks ole. Aga palun mitte kujutada ette Balta turgu koos tuvikaka ja 20 aastat vanade Hiina tossude lettidega. Ei, mitte selline turg. Mitte selline turg. See turumajanduse turg on abstraktne, mõtteline. See turg tähendab sisuliselt kogu majandust tervikuna. Kõiki inimesi ja ettevõtteid, kellega sa potentsiaalselt saad kaubelda, äri teha. Kogu Eesti riik, kogu Euroopa, tänapäeval isegi kogu maailm võib põhimõtteliselt mõtteliselt olla üks turg. Sest kõik, kes sellel turul on, saavad üksteisega huvi või soovi korral kaubelda. Kui mina tahan näiteks oma auto maha müüa, siis ma saan minna auto24.ee-sse, panna ta sinna müüki ja kui ma leian mingi orsi, kes on nõus seda ostma, siis me saamegi kuskil parklas kokku ja saame oma hämara tehingu ära teha. Ja ma ei pea pöörduma näiteks kellegi riigiametniku poole, et riik võtaks minult auto ja annaks mulle vastu, leiba ja siis võtaks põllumehelt leiba ja annaks talle vastu minu auto. Ja oluline on, et kuna kõik saavad põhimõtteliselt vabalt üksteisega kaubelda, et riik ei sega ennast sinna vahele, siis see sama abstraktne turg paneb paika hinnad, nõudluse ja pakkumise suhte järgi. Oota, mis asja? Kuidas saab turg midagi paika panna? Eriti kui see on mingi abstraktne turg. See on lihtsalt asi, mis toimub iseenesest. Ühesõnaga, nõudlus ja pakkumine.
Näiteks kui parasjagu müüakse palju autosid, siis see tähendab, et autode pakkumine on kõrge. Kõik pakuvad autosid. Kui müüakse vähe autosid, siis on pakkumine madal. Keegi ei paku autosid. Ja siis on omakorda nõudlus, ehk see, kui palju inimesi tahab praegu autosid osta. Juhul kui pakkumine on kõrge, ehk peale minu tahab veel 100 matsi samasugust autot müüa ja nõudlus on samal ajal madal, ehk keegi eriti ei taha neid autosid osta, siis on hinnad madalad. Sest mina tahan autost lahti saada ja sina tahad oma autost lahti saada, aga on ainult üks ostja ja tema võtab selle auto, millel saab lihtsalt kõige odavamalt. Ehk siis me hakkame omavahel konkureerima, et hind oleks võimalikult odav, umbes, et kuule ostja, võta minu oma, ei, võta minu oma, ei, minu oma, ma annan veel odavamalt. Aga samas, kui pakkumine on madal ja nõudlus on kõrge, siis on vastupidi autohinnad väga kõrged, sest kõik ostjad tahavad autot saada, aga autosid lihtsalt ei jagu. Ja auto müüja annab auto sellele, kes on nõus kõige rohkem maksma. Aga kui nõudlus ja pakkumine on tasakaalus, ehk siis mõlemad on kõrged või mõlemad on madalad, siis on ka hinnad sellised keskmised ja normaalsed. Nüüd tööstusrevolutsiooni käigus oli nii, et mida rohkem tööstusettevõtteid tekkis, seda tihedamaks läks konkurents ehk suurenes pakkumine. Ma ei tea, tekkis hästi palju sokitehaseid ja kõik need sokitehased tootsid üha rohkem sokke. Ja kogu aeg tuli üha rohkem ja rohkem sokke, aga inimestel polnud nii palju sokke vaja. Ja see viis sokkide hinnad alla. Aga see omakorda võimaldas ka vaesematel inimestel sokke osta. Ja see tähendas, et inimeste elatustase tõusis. Kuna asjad muutusid odavamaks, siis kõik said endale rohkem asju lubada. Kolmandaks kapitalismi tunnuseks on tööstuslik tootmine. Sellega me oleme juba nüüd tuttavad, et mida see endast kujutab. Põhimõtteliselt siis tööstuslik tootmine tähendab seda, et masinad ja inimesed kogutakse ühte kohta kokku ja siis nad seal ühes kohas teevad tööd ja toodavad midagi. Nii, ja neljandaks kapitalismi tunnuseks on palgatööjõu kasutamine. Põlluharija elatub ise oma maast ja enda tööst, eks ole. Olgu, ta võib palgata endale abilisi, näiteks sulaseid, aga vanasti ei maksnud neile rahas, vaid nad said lihtsalt süüa ja koha, kus elada. Käsitööline teenib ka ise oma tulu. Ta teeb mingi kullast küünlajala valmis ja müüb selle ise maha ja see ongi tema teenistus. Aga kapitalismis on sul tehase töölised, palgatööjõud, kes käivad tööl ja treivad hunniku küünlajalgu näiteks ja siis saavad kuu aja töö eest kindlat palka. Ja niimoodi läheb järgmine kuu ja nii edasi. Mingid teised töölised seal samas tehases panevad küünlajalgadele mingi järgmise jupi külge ja mingid kolmandad inimesed müüvad küünlajalad maha. Ja alles sealt tuleb tulu, mille abil saab maksta nii nende kolmandate kui ka nende teiste kui ka esimeste inimeste palgad. Ehk siis palgatööjõud erineb näiteks käsitöölistest ja põlluharijatest ja ettevõtjatest, sellepärast et nad ei teeni oma sissetulekut ise, vaid see makstakse neile palgana. Ehk siis sellised asjad iseloomustavad kapitalistlikku majandussüsteemi. Eraomand, mida mõistetakse kapitalina, turumajandus, tööstuslik tootmine ja palgatööjõu kasutamine. Nüüd vaatame, kuidas kapitalism tööstusrevolutsiooniga seotud on. Nagu me eelmises videos rääkisime, siis tootmine koondus tehastesse. Aga tehase rajamine ja selleks vajalike masinate ostmine ei olnud odav lõbu. Et sa ei saanud lihtsalt niisama, vedeleda voodis ja mõelda, et teeks tehase ja siis suts valmis. Näiteks põlluharijal oli vaja tööga alustamiseks maatükki ja käsitöölisel oli vaja peamiselt lihtsalt oskusi, et peale hakata, aga tehase rajamiseks oli vaja päris korralikku algkapitali. Ja nii palju raha, nagu oli vaja tehase rajamiseks, oli ainult vähestel rikastel inimestel. Nagu me edaspidi näeme, siis see tähendas, et kapitalism suurendas tegelikult ühiskondlikku ebavõrdsust. Aga tehase rajamiseks vajaliku kapitali kokkusaamiseks oli ka teine võimalus, aktsiaseltsid. Oletame, et tehase rajamisele kulub 30 000 eurot. Jukul, Antsul ja Mardil on kõigil 10 000 eurot. Nad panevad raha kokku, loovad ettevõtte ning saavad selle ettevõtte osanikeks ehk aktsionärideks. Iga ühele neist kuulub kolmandik sellest ettevõttest. Jukul on näiteks aktsia, mis on väärt 10 000 eurot, Antsul on aktsia, mis on väärt 10 000 eurot ja Mardil on aktsia, mis on väärt 10 000 eurot. Kui see ettevõte kasvab, siis neile kõigile kuuluva aktsia väärtus ka kasvab. Ja samamoodi kuulub iga ühele neist 1/3 kogu sellest kasumist, mille tehas teenib. Ehk see ettevõte on mõtteliselt jagatud osadeks, mida nimetatakse aktsiateks. See tähendab, et ei ole nii, et Jukule kuulub tehase hoone ja Antsule kuuluvad masinad ja Mardile kuulub materjal, vaid kõigile kuulub mõtteline kolmandik hoonest ja kõigile kuulub kolmandik masinatest ja kõigile kuulub kolmandik materjalist. Ja neid aktsiaid on võimalik osta ja müüa börsil ehk aktsiaturul. No, oletame näiteks, et Juku ei taha enam selle ettevõttega tegemist teha ja müüb oma aktsiat kellelegi Kalevile. Ja sellest Kalevist saab uus aktsionär. Ja nüüd see mõtteline osa on Kalevi oma. Ja aktsionäre võib olla kui palju tahes, ma ei tea, tuhandeid, kümneid tuhandeid isegi.
ja mõni aktsionär võib paigutada rohkem kapitali ettevõttesse kui teised ja selle võrra on tema osalus ehk tema mõtteline osa ka suurem või veel teisiti öeldes tal on rohkem aktsiaid. Ja miks aktsiaseltsid olulised on see, et niimoodi saab nii-öelda rahad kokku panna ja luua väga suuri ettevõtteid ja teha ära väga suuri projekte, mida inimesed üksi ei oleks saanud. Ja teisalt võimaldasid aktsiaseltsid ka riske hajutada. Näiteks oletame, et Juku, Ants ja Mart loovad laevafirma, millel on 3 laeva. Kui üks laev põhja läheb, siis pole hullu, firma läheb ikka 2 laeva alles, millega saab tulu teenida. Juku, Ants ja Mart jäävad küll kõik natuke vaesemaks, sest firma vara jääb selle võrra vähemaks. Aga mõelge, kui nad oleksid igaüks ostnud need laevad eraldi. Ja näiteks Juku ainus laev läheb põhja. Nüüd oleks temaga kõik, sest tal poleks enam ühtegi laeva ja tal ei oleks enam ka raha, et uut laeva osta. Ehk siis aktsiaseltsid võimaldasid jagada riske. Aga ühtlasi tähendas see ka seda, et enam ei olnud ettevõtte puhul kohe teada või aru saada, kellele ta kuulub, sest ettevõttel võis olla tuhandeid omanikke. Ja see muutis väga põhjalikult inimeste arusaama üldse sellest, et mis on kellegi oma ja nii edasi. Aga kapitalistlik ettevõte töötas töötab siiamaani järgmiselt. Ettevõtte moodustavad aktsionärid, kes nii-öelda panevad rahad kokku, ehk siis panustavad kapitali ning nemad valivad või palkavad juhatuse, kes hakkab selle kapitali abil tehast rajama ja juhtima. No näiteks panustatakse see 30 000 eurot ja valitakse Juku ettevõtte juhatusse. Juhatus omakorda palkab töölised ja muud töötajad, maksab, tehase ehitajatele, ostab masinad ja nii edasi. Ehk siis näiteks see 30 000 eurot kulub sellele kõigele. Nüüd töölised hakkavad tööle, teevad tööd, näiteks ehitavad valmis rongiveduri. Kui see vedur müüakse maha, siis tehas saab näiteks ühe veduri pealt 10 000 eurot tulu ja sellest tulust maksab siis juhatus töölistele palgad, näiteks 3 000 eurot ja maksud riigile 3 000 eurot ja veel üht-teist. Ja see, mis siis üle jääb, näiteks 2000 eurot, seda nimetatakse kasumiks. Kõik see 2000 eurot kuulub kõigile aktsionäridele ehk kõigile ettevõtte omanikele. Ja nüüd otsustatakse, kas see 2000 eurot investeeritakse uuesti, et saada kunagi tulevikus veel rohkem kasumit või makstakse dividendidena välja. Dividendid on siis kasumi väljamaksed. Ja kui Jukul, Antsul ja Mardil on võrdselt aktsiaid, siis nad saavad ka võrdselt dividende ehk see 2000 eurot jagatakse võrdselt nende vahel ära. Aga kui ühel oleks rohkem aktsiaid kui teistel, siis saaks tema ka selle võrra rohkem dividend. Veel üks oluline asi, millest tuleks kapitalismiga seoses kindlasti rääkida, on monopolid. Kui kapitalistlikud ettevõtted kasvasid, siis mõned ettevõtted kasvasid väga suureks, nii et nende käes oli väga suur turuosa. See tähendab, et näiteks ühe ettevõtte käes oli kogu riigi raudteeäri, neil ei olnud enam konkurente. Monopol tähendab sellist olukorda, kus konkurentsi ei ole, kõik on ühe ettevõtte käes, ühtegi konkurenti ei ole. 19. sajandi lõpuks hakati mõnes arenenud tööstusriigis jõudma järeldusele, et monopolid ikka vist ei ole majandusele eriti head. Miks nii? Oletame, et selles riigis, kus sa elad, on ainult üks firma, mille rongid selles riigis sõidavad. Ja sul on hädasti vaja rongiga sõita. Siis sellises olukorras see üks firma võib sult küsida ükskõik kui kõrget hinda, sest sul pole muud valikut. Sul ei ole teisi firmasid, kelle juurde minna. Sa pead leppima selle hinnaga, mida see üks firma nõuab. Ehk siis monopolide probleem on selles, et nad võivad tegeleda väljapressimisega, et nad ei teeni enam oma klientide huve. Ja tänapäeval on väga paljudes riikides kehtestatud seadused, millega jälgitakse, et üheski majandusvaldkonnas ei tekiks monopole, vaid püsiks konkurents, sest siis on ettevõtjatel motivatsioon pakkuda võimalikult soodsat ja võimalikult kvaliteetset toodet või teenust. Aga kokkuvõtteks siis, esiteks, kapitalism on majanduslik süsteem, millel on mitu komponenti. Eraomand, mida mõistetakse kapitalina, turumajandus, tööstuslik tootmine ja palgatööjõu kasutamine. Teiseks, kapital on omand, mida saab kasutada tulu teenimiseks. Kolmandaks, kapitalism oli väga oluline eeldus tööstusrevolutsiooni toimumisele ja samas kapitalism ise kujunes osaliselt tööstusrevolutsiooni käigus. Neljandaks, kapitalistliku süsteemi tähtsaks osaks olid ka aktsiaseltsid, mis tekkisid tööstusrevolutsiooni aegu ning võimaldasid rajada suuremaid tehaseid ja andsid tööstusrevolutsioonile hoogu. Viiendaks, monopol tähendab olukorda majanduses, kus puudub konkurents ning mingit teenust või toodet pakub ainult üks müüja. Sellist olukorda peetakse majandusele kahjulikuks ning monopolide teket püütakse tänapäeval seadustega takistada. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!